Hea meel ja soe tunne tuleb südamesse, kui ma näen siis ärasilmseid noori laulmas, tantsimas, pilli mängimas, aga ka sportimas ja muul vabal ajal midagi head tegemas. Et alati võtke sellest osa. Aga pisar tuli mul täna silma siis, kui Mudilaskool laulis laulu Kodulaul. Ja seda sellepärast, et kui ma vaatasin, kuidas see Lukeria ka sinna vahele ennast pressis teiste vahele ja see laulu sõnum on ju selline, et on kodu see, kuhu leian tee ja minu tänane kõige suurem soov on, et need, kes meil täna siin Eestis, aga ka mujal maailmas laiali on, leiavad selle kodutee ükskord sinna tagasi, kus neil on turvaline ja hea olla ja soovin, et rahu püsiks maailmas ja sõda lõpeks Ukrainas. Me kõik soovime seda, eks ole. Aga selleks saate anda teie oma panuse, millega? Et te õpite hästi, teete sporti, olete head lapsed oma emale, koolis õpetajale ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui te seda kõike teete, siis mina usun, et Eesti Vabariik on ja jääb alati selleks püsima. Saab tunnuskirja tubli Eesti koolilaps, et see sõna ise juba seal see tubli ütleb ära, aga nende õpilaste kohta on siis õpetajad kirjutanud, et abivalmis, püüdlik, enesekindel, julge, hoolas, kohusetundlik, aktiivne, osaleb huviringides, laia silmaringiga, tegeleb pidevalt enesekontrolli parandamisega, sõbralik, tagasihoidlik, siis saab tubli Eesti koolilaps, loeb ka palju. Mari-Leena Põllumäe. Pärtel Piidol. Kevin Hiikolm ja Kenneth Levats. Abistades tänaval viga saanud kaaskodanik. Ilusat kooli vaheaega, lugege. Mina soovin ka teile head vabariigi aastapäeva, minge homme kindlasti perega näiteks Ausamba juurde, kus siis toimub aktus. Aga kui Ausamba juurde ei lähe, minge kindlasti õued sellepärast, et ilma saate minge talvega. Ja kui te õues käite, olete terved, jaksate õppida ja kui vaheajad tulete, siis täie hooga edasi.
elagu Eesti, head vaheaega teile, aitäh!